Tere, mina olen Siisi. Jälle Ugandas, pop-upi kohvikus Kampalas. Minu 3-kuise äraoleku ajal juhtis kohvikut Vivian. Kui ma ära läksin, siis jaanuarikuus langes kohviku käive märgatavalt. Kuid õnneks tänu Viviani korraldatud üritustele kohviku käive jällegi märtsi ja veebruari jooksul natuke kasvas. Näiteks ühe üritusena hakkas Vivian korraldama jam sessionit, mis toob kohale noored Uganda muusikud, kes koos musitseerivad. Kuid kõige tähtsam uudis on see, et seekord ei ole mina Ugandas üksinda, vaid ma olen siin koos uue vabatahtliku Aliinega, kohviku juhataja Aliinega. Aliine! Tere! Aitäh! Nagu Siisi juba ütles, mina olen Aliine ja mina juhatan kohvikut järgmised 10 kuud. Alustasin sellel nädalal, on väga huvitav, natuke pingeline, aga huvitav nädal olnud. Ja kõige esimese asjana tahaksin ma öelda kõigepealt suure aitäh kõikidele inimestele, kes on meid toetanud. Kas siis läbi ürituste, näiteks nagu seda tegid EBS-i õpilased, Edinburghi üliõpilased või siis läbi annetuste, näiteks Indiegogo's või lihtsalt läbi pangaülekannete. Suur aitäh teile. Tänu teile on see kõik siin võimalik. Ma näitaksin teile ka meie väikest kohvikööki, kus siis toimub kohvi tegemine. Siin on ka näha meile annetatud väike kohviveski, mis on meid väga truult juba teeninud. Ja siia külmkapi peale ma kõigepealt joonistaksin teile ühe joonise, mis näitab teile minu esimest tööülesannet. Nagu Siisi juba mainis, siis kui Siisi ära läks, olime me oma käibega jõudnud 900 euroni. Aga kui Siisi ära läks, siis toimus langus. Nüüdseks tänu Vivi tööle oleme jõudnud tagasi 900-ni. Mis meie eesmärk on ja mis on minu esimene suur töö eesmärk, on jõuda aga käibega 4000-ni. Ehk siis siia üles välja. Kuidas seda teha? Kõige esimese asjana on kõige tähtsam marketing ja turundus, sellepärast et see on see asi, mida kohvikul ei ole siiani peaaegu üldse olnud. See on natuke keeruline, kuna tegu on siiski hoopis teise riigiga ja tarbijad on hoopis teistsuguste käitumistega ja kõik on väga erinev, kuid siiski ma usun, et see on tehtav. Juba täna käisime esimestes turismibüroodes tutvustamas oma uut paketti, mis on siis Uganda kohalike toitude toidutunnid, mida saaksime siis turistidele pakkuda. See on siiani väga soojalt vastu võetud, loodame siis ka, et müüb sama hästi. Teise ülesandena, mis minul ees ootab, kui me jõuame siia, mis on samuti väga tähtis, on see, et leida kohalik manager. Keegi kohalik ugandalane, kes võtab kohviku üle. Nii et kui mina ära lähen, siis ei toimuks sellist asja, vaid hoopis selline asi. Et kohvik muudkui areneks ja õitseks. Viimase asjana, et te ikka kursis oleksite, kuidas asjad meil arenevad, siis jälgige minu blogi ugandas.samblul.com, kuhu ma kirjutan kõigest õnnest ja rõõmust, mis mul siin ees on. Aitäh!